Alles see oli, kui me käisime rentmotos talvel saanidega sõitmas. Nüüd on loomulikult märkamatult kevad kätte jõudnud ja nagu me lubasime, läheme sinna tagasi. Ilmselgelt mitte saanidega sõitma, aga seal on veel ATV-d ja loomulikult ATV sõidust me täna rääkima hakkame. No nagu ma ütlesin, et ma kindlasti tagasi tulen ja nii me tulime, et nüüd on ilmad ilusaks läinud, ATV hooaeg on kätte jõudnud. Kas me oleme esimesed või juba on teisi seltskondi ka käinud? Väga hiljaks jäänud juba, et ega siin kui esimesed päiksed juba pilve tagant paistavad, siis lähevad masinad tööle ja lähme rajale ikka. Kuidas see protsess välja nägema hakkab? Saanidega oli lihtne, meile tehti instruktaaž, saime sõitma minna, kas ATV-dega on sama lihtne? Põhimõtteliselt täpselt sama, et kiiver pähe, allkiri alla ja lähme rajale. Et muidugi näitan masinat ka ja siiamaani on kõik sõidetud saanud, et noored, vanad, kuked, kanad, kõik. Kui pikk see rada on? Sõltuvalt, kui kaua sõita tahad, et saame sõita tund aega ja saame sõita ka 4 tundi, et kokku on meil radu kuskil metsa vahel, radu on kuskil 30-40 kilomeetrit ikka. Kas mõni on selline ka, et tuleb sõbral lasta välja vintsida või nii hulluks ei lähe? Ikka, et meil ongi kõik need, ongi põhimõtteliselt 3 erinevat rada erineva raskusastmega. Ja siis ongi, et see võib-olla kõige viimasem raskusaste ongi siis mudases möllamine ja vintsimine, et seal on ikka niimoodi, et võid põlvini mudas olla. Meil on isegi üks kõige esimene rentmoto rajalõik siin metsa vahel, mida me kutsume poissmeeste mudaauguks, et siiamaani ei ole mitte keegi sealt puhta jalaga läbi tulnud, et seal me tavaliselt ristime poissmehed ära. Kui mitu inimest siis korraga sõita saab? Tead, me võtame rajale kuni 10 korraga, et see on lihtsalt, saaksime ka rohkem, aga lihtsalt see on siuke optimaalne suurus, et oleks okei tempo ja samal ajal oleks ka turvaline. Kas see riietuse osas mängib ka rolli, et peab mul varustus olema või võin tulla nii nagu dressides või mis see selga peaks panema? Põhimõtteliselt võid täitsa dressides tulla, et mina alati soovitan pikad riided, siuksed võib-olla üle hüppeliigese jalanõud, siuksed tugevamad, aga muidu siuke vastavalt ilmastikule, et oleme sõitnud täitsa särgi veel ka, lihtsalt siis ma alati hoiatan, et võid oksaga vastu kätt saada, et saad triibulised endale käe peale. Kui me talvel käisime, siis ma ei pannud tähelegi, et siin on tegelikult tegemist veel muudki, näiteks padeliväljak, mida ma tookord ei märganud, et mis siin veel teha saab lisaks padelimängule? Ja padeliväljak tegelikult saigi meil eelmine aasta sai valmis ja nii-öelda ongi täitsa värske uuendus meil, aga lisaks padelile me teeme ka tegelikult UTV-ga ringrada, nii-öelda aja peale sõitu. Jetiga sõidame tiigi peal ja tavaliselt, kui on siuke suurem seltskond, et 10+ inimest, et siis me oleme kutsunud kohale ka nii-öelda vibukoolitaja. Et õpetab vibu laskma, erinevad siuksed huvitavad mängud ja lisaks saab ka õhupüssi lasta. Et tegevust on kõvasti, igav ei hakka, et küsija suupihta ei lööda. Et põhimõtteliselt tule või kahekesti või terve meeskonnaga aega veetma? Just, et käiakse kahekesi ja tullakse ka nii-öelda 40-pealise kollektiiviga, et kõike saab. Kas teil on selline päevane programm, kui nii võib öelda, või on see, et ma tulengi siia, saan süüa, saan juua, saan ööbima? See kõik on kokkuleppe küsimus, et kes meiega ühendust võtab, et eks me nii-öelda kaardistame need vajadused ära ja soovid ja vastavalt sellele siis käitume, et oleme täiesti siuke mingis mõttes nagu rätseplahendus, et kuulame ära soovid ja siis vastavalt sellele oskame nii-öelda välja ka käia erinevaid ideid ja tegevusi. Ja tõesti need, kes metsa ATV-ga sõitma minna ei taha, siis samal ajal võivadki näiteks padelit mängida? Absoluutselt ja täiesti tavaline on ka see, et siinsamas muru peal päevitatakse ja nauditakse lihtsalt ilma, et Eesti suvest nii palju, kui seda antud on, et sellest viimastat. No meie läheme ka kohe nautima, ma ei tea, kas sa viid meid kohe sinna poissmehe rajale või saame puhta jalaga täna ära? No ma ei julge midagi lubada, et vaatame, mis elu toob. Aga kui ma ei jaksa, kas me saan poole tee pealt otsa ringi keerata või?
no saab, aga see on nagu, see on kõige viimasem variant, et mina tavaliselt ikka utsitan, et proovi veel natuke, et tavaliselt ongi see tagasimineku soov on siis, kui hakkab raske. Aga kui sellest raskuskohast üle ära saad, siis on juba läheb lõbusaks. Et põhimõtteliselt ma võin näiteks, kes ei julge ise sõita, võib taga istudes kaasa sõita? Ja, see on täiesti variant, et pole üldse probleem. Et enamus ATV-d on meil kahekohalised, et CF-id ka, et nad on head siuksed pikemad, et on mõnus üksinda sõita ja on mõnus ka kahekesi sõita. Aga no, nagu ikka, ega meil lobisemisest palka ei maksta, lähme sõidame siis. Lähme. Kui sa oled kaelani mudas, ei maksa pead norgu lasta, tuleb võtta vints ja voila. Siin me oleme. Kas see oli nüüd siis see poissmeeste rada, kus me siis ikkagi läksime või? No pigem küll jah, et see on siuke mudaravi Värska eest. Saad aru, see on lihtsalt nagu ebamaiselt äge ja muidugi tasub meeles pidada, et ei maksa päris linnariietega siia off-roadima ka tulla, aga ja sellepärast ka ei pea muretsema, et see sinna metsa mudasse kinni jääd, sest näed, vintsitakse välja, see on vist päris tavapärane siin off-roadil. Täitsa iga kord see on peaaegu mudaseks ikka. Mis saab olla veel nunnum kui üks lahe mudane off-road ja üks väike nunnu lombatollakene. Mul kohe hakkas film silme ees jooksma, kuidas ma tulen siia rentmotosse, teen hommikukohvi, mängin natuke padelit, lähen metsa off-roadima. Väljas on 27 kraadi, nagu praegu täna on. Hüppan külma tiiki, külmad joogid ja saun. Kõlab nagu minu igapäevane tööpäev. Need, kes tahavad samasuguseid unistusi päriselt teoks teha, mis nad tegema peaksid? Siis rentmoto.ee lehele leiate sealt päringu vormi, kirjutate meile, mis mõtted on ja teeme mõtted teoks.